Täna tõepoolest jätkame seda sama rida ja tere hommikust, Pille. No taas kook, midagi pole teha, aga me tegelikult jõudsime toimetaja Lauraga üsna ühel ajal ühele järeldusele, miks see nii on. No ega hakkelihakastme retsepti ju vaatama ei hakka. Seda on võimalik ise katsetada, aga koogi puhul nende komponentide kogused on lihtsalt väga tähtsad mõne asja välja tulemise puhul. Võib see põhjus olla? Kindlasti võib see olla, sest sellised argitoit tehakse rohkem peast. Improviseerides. Ja ongi võimalik improviseerida. Ongi, et leiad kapiuksed lahti, külmkapiuksed lahti, näed, et sul on hakkliha ja hapukoordu ja hakkliha ja mingid tomatikastad, siis segad vastavalt kokku, aga kookide puhul nii palju mängida ei saa. No just, ja see põhjus ongi, oleme nõus, ühel nõul oleme selles osas. Nii, aga vaatame siis sinu edetabelit, mida on kõige rohkem, sul on küll 2 blogi, võtame kõigepealt selle eestikeelse, eks, ja alustame 3. kohast. Mis on kõige rohkem klikke saanud, mida on kõige enam vaadatud, mis on 3. kohal? No tegelikult see Nami leht ei olegi otseselt blogid, on selline retseptikogu ja ma panin kirja, nii põnev oli numbreid vaadata, et ma panin kirja. Sa tavaliselt ei vaata, ma saan aru. Ei, ja seda see ei vaata, et ma näen, konkreetselt retseptide puhul näen, kas see on populaarsem või ei ole nagu nii, aga ma ei ole seda edetabelit teinud enda jaoks. Et oligi hästi põnev, et ma panin kirja esimese 20 ja minu see arvestus on umbes maist 2010, kuigi leht ise on tegelikult juba oluliselt vanem. Jaa, aga no viie aasta viimase 5 aasta kohta, et 3. kohal on jõulupiparkoogid. Mis kõlab praegusel hetkel, siin 1. oktoobril natuke naljakalt, aga tegelikult ma saan sellest aru. Et seda piparkoogide retsepti 5 aasta jooksul vaadatud 126 784 korda. No ilmselt enne jõulu ainult peaaegu, et seda vaadataksegi. Ja kuna ta on nagu nii populaarne ja see on väga hea piparkoogi retsept, et ta on nii palju vaatamisi saanud ja siis ta püsib selle edetabelis, olgu sul siis mai või juuni või detsember. Nii, mis teisel kohal? Teisel kohal on tore kevadine kook, mille nimi on hõrkra barbrikook hapukoorega, 139 000 ja natuke peale vaatamist. Nii, ja esimene koht? Manhattani toorjuusto kook. Ja no see ongi see, mis siis troonib ja mida sa ka täna hommikul ju tegema hakkad. Enne, kui sa räägid, mis komponendid sellesse toorjuusto kooki käivad ja kuidas see kõik tuleb siis kokku segada ja mis sellest välja tuleb, siis sul on veel ka inglisekeelne blogi. Kui sa sellele otsa vaatad, mis seal on? No ma vaatangi sedasi, et ma ütlen selle Manhattani ka, et seda on vaadatud 264 000 korda. Ehk siis selle viimase 5 aasta jooksul peaaegu 50 000 korda aastas, et see on tõsiselt hea toorjuusto koogi retsept. Siis on, pärast räägime ka viimase 6 aja edetabelist, aga võtame selle inglise keelse. Et mul on, ma blogin ainult inglise keeles. Et selline blogi formaadis nagu nüüd üleeile esmaspäeval Mari-Liisil ja Tuulil ja Ragnel on minu blogi on ingliskeelne ja selle kõige populaarsemat retsepti on vaadatud 277 936 korda ja see on munavalge kook. Ja sellel on tegelikult täitsa oma põhjus ka. Jah, see on ka hästi lihtne kook, see on munavalged, jahu, suhkur, või. Ja see on nii populaarne, sest minu hea blogisõber David Leibovitš, kes on ameeriklane, kes elab Pariisis ja kellega ma olen käinud korra Sitsiilias ühel toidublogijate reisil ja korra Iisraelis, on seda retsepti oma blogis soovitanud, sest David teeb väga palju jäätist ja klassikalise jäätise tegemiseks ja kõigepealt peab võtma väga mitu munakollast. Ja valged jäävad järgi. Ja kõik ei taha kogu aeg pavlovat süüa. No ega jaksa, jah. Ja siis David on ise oma blogis soovitanud seda Nami munavalge kooki ja seda on väga palju vaadatud, väga palju kommenteeritud, et ta on tegelikult väga tore ja kasulik retsept antud juhtudeks. Et selline soovitus tegelikult paneb juba selle asja lendama? Paneb lendama, eriti kui on väga hea soovitaja. Ja peab olema hea soovitaja. Kui palju sellist asja üldse kasutatakse toidublogijate maailmas? No oleneb, et mina, kui ma nii harva või tihti, kui ma seda ingliskeelse blogi praegult kirjutan, et mina tavaliselt ka üritan, et ma panen tihti veel lausa, kõigepealt soovitan heade ingliskeelsete blogide retsepte ja tihti, kui on võimalik, siis soovitan ka eestikeelse blogis. Ma küll kirjutan juurde, see on eestikeelne retsept, aga loodetavasti nagu mingit liiklust nii-öelda tekib sellest, et see on tegelikult vähemalt ingliskeelses blogi keskkonnas, seda peetakse hea sedasi viisakaks ja abistavaks. Aga ise tuleb ikkagi järele proovida, ennem soovitada ei saa lihtsalt retsepti lugedes. Ei, sa võid sedasi ka, et kui sa et vaata analoogseid retsepte või proovid, sa tead tegelikult, mis sul on välja kujunenud oma blogijad, keda sa usaldad. Et sa võid neid tegelikult niisama ka soovitada. Nii, tuleme nüüd tagasi need Eesti asjade juurde ja tegelikult võiks öelda ka, mis väga hästi näitab seda praegust aega, see, mis sul 6 aja läbilõikes on. Jah, üks märksõna ju ainult. Ma vaatasin ka siis septembrikuu, ehk siis eile oli viimane septembri päev, statistikat, et esikohal on lihtne õunakook, mida ainult septembri jooksul vaadati üle 10 000 korra natukene, siis minu väga armastatud Kanada õunakook ja siis hõrk õunaplaadikook, et ikka õun. No õun, täitsa. Ja 4. kohal Manhattani toorjuusto kook.
no nii, ja see Manhattani toorjuustu koogi retsept on siis nüüd, ma saan aru, ikkagi peab olema üsna lihtne, kui inimesed seda nii palju tahavad teha ja vaadata. jah, ta on hästi lihtne, ta on niisugune hästi puhta maitsega toorjuustu kook, et seal on ja suhteliselt kindla peale minek, et midagi mööda panna praktiliselt võimatu või? No nii on, alati võib on kussi inimesi, keerata. kes suudavad kõike, Ja on väga küll, võimekaid, aga üldiselt see on selline hästi lihtne retsept, et noh, klassikaline toorjuustu kook alla käivad, mul on siin tambitud, purustatud sellised täisterajahust küpsised koos sulavõiga, on koogivormi põhja pandud ja siis me segame lihtsalt toorjuustu maitsestamata täisrasvase, munad, suhkrut, vanillsuhkrut, tuleb esimene kiht peale, küpsetame ära ja siis, kui kook on peaaegu küpsenud, siis segame hapukoore, jälle natuke vanilliekstrakti või vanillikaunaseemned või vanillisuhkrut ja tsipake suhkrut ja me paneme selle kihi sinna peale, et on niisugune kolmekihiline toorjuustu kook. Ja siis see viimane kiht jätab sinna peale ilusa sellise läikiva sileda kihi, et kui isegi peaks juhtuma, et see toorjuustu kook natuke miskipärast praguneb, et siis see hapukoore kiht seda silub pealt ära, väga ilus. Välimus jääb igal juhul ilus. Ja siia tegema, ole hea. Ja kui saate 3. pooltunnist tulen siis kööki tagasi, siis degusteerima. Muidugi degusteerima, aitäh sulle. Aga et me siin tühja ei luba, siis olgu nüüd tõendus, et tegelikult Taunel on sünnipäev. Ole hea, võta see toorjuustu kook ja mine otsi üks vaiksem koht, et keegi sul seda ära ei traba, sa saad vaikselt süüa. Pille, sinu tehtud kook ja tegelikult see troonibki klikkide edetabeli tipus. Inimesed on kõige rohkem vaadanud seda sinu kodulehekülje peal. 260 000 korda viimase 5 aasta jooksul. Kui palju, kas sa sellist statistikat tead või vaatad niimoodi igapäevaselt, et nädala kokkuvõttes näiteks mida kõige rohkem vaadatakse? Ma nädala kokkuvõttes üle vaatan, ma vaatan üldse palju, seda ma nii palju vaatan, palju üldse viimasel nädalal inimesi käis. Jah, uusi inimesi, kui palju käis? Jah, et ma just vaatasin hommik või eile vaatasin, Metrix on selline statistika, kus on Google Analytics näitab, et eelmisel nädalal käis Naminami lehel 55 000 unikaalset kasutajat, mis on ju peaaegu 8000 inimest päevas. See on väga hea tulemus. Mulle meeldib. Just. Kook näeb hea välja, meil on uued vaatajad televiisori ees. Mis siia koogi sisse läks? Siia sisse, see on üks väga lihtne, väga klassikaline toorjuustu kook. Põhjas on sellised täisterajahust, nii-öelda digestiivküpsised koos sulavõiga on tambitud katki. Siis peal on toorjuust, munad, suhkur ja vanill. Ja kõige peal on siin, ma ei tea, kas kaameras näeb, et siin kõige peal, kui see kook on siis ära küpsetud, siis kõige peal on veel hapukoore, kiht, vanilli ja vähese suhkruga. See paistab välja küll, kui kaamera lähed, et no näeb küll täiesti eraldatavad. Ja kõrvale me panime siin natukene nädalavahetusel kedutada lõõtšamoosi. Ole hea, ütle, mulle tundub, et tegelikult ju selles samas köögis on mingisugused põhiretseptid, mille peale siis ehituvad kõik need 110 000 varianti. Mismoodi sina neid uusi retsepte enda jaoks teed või tekitad? No väga tihti teed uuesti vanu asju, lihtsalt sa tead, et see toorjuustu kook töötab, selle järgi sa teedki, et sa küll aeg-ajalt proovid teisi põnevaid, aga jääd selle peale pidama. Või siis on see klassikaline Eesti kook, kus sul on liivataina põhi, siis kas rabarber või õun või tikker või mingi marja peal biskviit või selline õhuline biskviidikiht, et selline biskviitkatta kook, et sa tegelikult saad aru, et sa võid täpselt sama retsepti kasutada väikeste variatsioonidega erinevatel puhkudel, et enamus õunakoogi retsepte töötab väga hästi ka pirnidega või ploomidega, sellised lihtsad biskviidikoogid. Aga üldiselt sa vaatad jah, et seesama Manhattani toorjuustu kook, et kui ma elasin veel Šotimaal aastaid tagasi, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli BBC Good Foodi ühest ajakirjast umbes aastast 1999 ilmselt. Et ma proovisin, mulle meeldis, et oli nii kreemias, aga mulle ei meeldinud, oli nii magus. Et siis hakkasid timmima, et kus on ja vastavalt oma vormi suurusele, et tähelepanelik vaataja näeb, et enne me tegime kooki 20 cm vormi sisse, see siin on 24 cm sees. Väga tore, ennetasid küsimuse, mis meil oleks Facebooki tulnud. Ja, et kuna toorjuustu kook tahab pärast küpsetamist seista, sa ei saa seda ilusti tükkideks lõigata. No sa saad süüa, ta on nagu magus toorjuustu kook, süüa soe, aga sa ei saa teda ilusti tükkideks lõigata, et siis see jahtub meil külmkapis. Et vaatad, mis kõrgusega kooki sa tahad või kui magusad sa tahad, proovid erinevad toorjuuste, sest kõik ei tööta samamoodi küpsetistes. Kui tahad kaloreid vähendada, siis väherasvase toorjuustuga nii ilusat ja kreemiat kooki ei saa. Tulebki timmida ja katsetada. Tuleb timmida ja katsetada ja üldiselt öeldakse, kui sa 3 korda proovinud ja natuke muutnud, et siis juba on nagu sinu retsept on ju, et päris võib-olla esimesel korral teed 1-1 retseptiga. Aga just väga paljud, kui sa loed ka väga palju rahvusvahelist kirjandust või võõrkeelse kirjandust, et sa tead juba automaatselt,
et see on ilmselt liiga magus või see on liiga soolane näiteks või liiga happeline, siis sa saad kohe võib-olla ka juba esimesel korral natukene muuta ja tuunida. Pille, aitäh täna hommikul tulemast. Retsept läheb üles ka Terevisiooni kodulehele, nii et valmistage seda kodus, siis te teate, kuidas see maitseb ka, ma tean, et ime hästi.